Ahoi inimesed! See teave on kõigile, kes on raamidest välja tulnud. Minu vaatlused ja minu uuringud, minu terane silm, terve terane silm on märganud, et väga paljud inimesed on kinni sõltuvustes. Nad on minemas kusagile just nii, nagu see eelnev lõik oli. Nad on pimeduses ja lähevad mööda ühiskonna poolt valgustatud märke, teadmata, kuhu viib tee. Siin on selge, et tee on vale ja on vaja midagi muuta, sest sõltuvused, mida inimesed endast kannavad, on tegelikult niivõrd kohutavad. Neid on nii palju, need hirmud, milles elab inimkond, nad on matnud tegelikult inimesed loiduses, nad on jäänud paigale arengus, nad ei tee midagi enam muud, kui lihtsalt olesklevad ja nemad arvavad, et see ongi elu. Tegelikult elu on märksa kõrgemal, need raamid, mida see ühiskond on inimestel pähe pannud, on niivõrd tihedalt ümber, et on aeg neid raame purustama hakata ja selleks ma just teengi selle kursuse, mida ma olen juba levitanud. Vaadake lühikokkuvõtet minu eeltutvustusest ja ootan teid kursusele. Kui inimene sünnib, siis tal on siht areneda. Ainuke eesmärk inimesel on see, et ellu jääda ja areneda. Inimene hakkab siis õppima, läheb lasteaeda. Alguses enne olid vanaemad meil, kes õpetasid enne. Emad ise olid põlluval tööl, aga vanem oli kodus õpetas lapselapsi. Kuidas vanasti käis asjad niimoodi ja niimoodi. Praegu käib vanurite hävitamine, massiline hävitamine. Et vanurid saaks jalad eest ära, emad isad on pandud võlaorjusesse tööle ja lapsed saadaksid lasteaeda. Läheb ülikooli, siis ta saab veel suurema raami omale, siis ta teab, et ta on ülitark. Katsuge seda inimeseks ülikoolist tulnud ja öelda, et see kõik vana. Igal pool on mingid, kes veavad mingid kursusi, teavad mingid loengid teevad. Söömisnõustajad, kes nimetavad ennast toitumisnõustajaks. Toitumisnõustajad Eestis on väga vähe, käte peale tuleb ära, enamus räägib söömisest. Et nad kõik pakuvad midagi, siin tegelikult on labürint, siin läheb igal pool teid, ma ei joonista lihtsalt kiiresti. On ring, siin on igal pool on mingi ummikud, siin on üks rääkis, siin teine, siin kolmas, siin neljas, siin viies, siin kuues. Ja siin on tervis, pikk iga ja tervis. Nii, inimesed püüavad siis siia välja jõuda. Aga nad käivad see töö juures, teise juurde, kolmanda juurde, neljanda juurde, nad on ära eksinud, nad ei jõua välja. Kell tiksub, seina peal, aega veerand tundi jäänud. Inimene ei jõua välja tullusi. Ja see elu saab otsa, sünnib uuesti ja kursust kordama. Sest ainuke väljapääs siit, teate, mis see Kalle teab? Mahe, taimne toortoit. Mahe, taimne toortoit. Ma kutsun inimesi, kui tahate tulla välja, siis siin on väljapääs. Ärge kuulake neid, kes räägivad teile mingeid asju, et natuke veini ja liha ja siis natuke... Ma ütlen niimoodi, et paljud räägivad, nemad on peaaegu toortoitased, peaaegu. Ma küsin, mis siis on? Nemad söövad, vahest söövad praekartulit ja keedavad riisi vastane. Ja ma ütlen, et inimeste loogika on niivõrd ära kadunud, et kui ma toon selle kõik, mis nad räägivad, toon neile elupilti sisse, nad saavad aru, et nad eksinud. On koolimaja, kus jällegi väldime seda rõngast enne, ütleme, et õpib 999 õpilast. Ja me lubame niimoodi, et kõik õpilased soki väel käivad, aga parimad 9% võivad käia saavastega. Teeme need erandi. Ja küsimus, kui puhtaks teeb koolimaja? Ainult 9% jääd saavastega. Ma panen parimad pühivad jalgu. No ikkagi. Kas te lähesite tuppa lähed saavastega? Pühki jalad ära, mingi tuppa? Ei lähe enne. Miks? Teate, et saapad ikkagi määrivad ära. Ja nüüd juhtub niimoodi, et see koolimaa hakkab ikka must ja kõik need, kes käisid sokides, määrivad sokid ära. Ehk kui lasta sisse natuke mustust, see mustus määrib ära kõik kogu keskkonna. See natukene kuumtööd sööki ummistab ära keha nii viisavalt, et see toortoitne mõju on. Mis see on? Kui inimene näeb, et kõrval on nagu nägi, et siin on mingi raiva kutsub poole tule siia, mis ta siin teeb, et saad aru, et siin taga nagu, seemed ei näe siia, aga siin taga on nagu veel suurem mägi, mõtlen, kuule, et sinna peab minema. Te vaatab, et kuhu kohta, see nägi vastab talle. Tema peab siia, et tuleme alla siit kõigepealt, läbi kirtsa, läbi selle kõntsa tulema siia. Üles jõudmas ta näeb, kuhugi veel, tuleb eesmärk veel areneda. Tulime siia arenema. Nüüd inimene mõtleb, olgu Raivo. Ma usun sind, aga tuleme alla, siin on kirts, kõnts, süda paha, haige, palaid tekkis enne. Mis enne teeb tagasi? Ütleb, et kuule, mis sa petsid mind või? Ta ei saanud see tulla. Siia peab läbi murdma. Lihtsalt peab olema tahtejõuga, meelekindlusega läbi minna. Ei ole võivad eest siia minna. Sest kui inimene kunagi tuli siit enne,
üles läks, siis see näitus väga virtsa, aga tema elab ja tekitab virtsa, see tee läks virtsa täis. ta tõi ennast umbe. nüüd, et ta saaks puhtaks, tuleb see kõik naha alla pandud mürk uuesti verre lasta, vere kaudu välja lasta. kui veri läheb mürgiseks, läheb inimene haigemaks. süda paha, nõrkus tekib, pea käib ringi, oksendab ja immuunsuse korral tekib palavik vaigusena. kuidas ta vere kaudu välja läheb? ainuke, mis peab toitained ja mürke välja, on veri. aga kuidas veri meil läheb? läbi maks viib välja kõik. ja ta läheb verre, verest läheb osa lühvisüsteemi kohe. lühvist läheb välja läbi nina, läbi rõga, läbi tuppe, onju. noh, läbi selle uriinisüsteemi. või läheb maks filtreerib välja kõik. ühesõnaga ilma seda, et verd mürgitamata mürgid välja ei tule. kui inimene on aastaid pakkinud semale naha alla vottidesse, votid on kõik mürgid, teate. mürke, siis neid puhtaks saada ilma suurt kriisi läbimata ei ole võimalik. ja sellepärast inimesed, kellel pole meelekindlust ja võimelised oma elu päästma, sest nad peavad läbi minema läbi selle virka, mida nad tekitatud on, et saada natuke parem tervis oma. meie hävitamine käib igal osal, kõik, mis te näete, igal pool, mis te näete, on tehtud selleks, et teid hävitada. et panna pihta teie energia, et oleks kumm tühi, et oleks abitud, et oleks abi, et saaks suunata ja abivaja ei ütle enam, et ta tahab niimoodi. saad abi saada, siis kummardu, nõustu ja võta abi vastu. nii et me peame aru saama, et meie vägi on hoopis palju kõrgemal. ja me aru saama, mis me tegelikult oleme. me olemegi vägevad loojad. me ei pea kedagi paluma, et nad väikseksid meid. me peame saama lahti nendest zombidest, zombistusest, peame lahti saama nendest teemonitest, kes meid igal pool nagu tahavad üle võtta, ongi üle võtnud paljud, enamuse. ja siis, kui me saame raamist välja, hakkame uskuma, et siin on raami, on ka midagi, siis me hakkame tervenema. küll me siia arenema ja kujutage ette nüüd, kui see planeet muutub ja rohkem vangaks praegu. ülevägev võitlus. Nende meie esivanemate poolt, kes meid siia panid kasvama selle kupli alla. ja need, kes ülemad võtsid, käivad lahingid üleval. ja need, mis olid nagu nõrgemad, väiksema arenguga, jäeti praegu satsu oleks. keegi sellepärast ei päästa, kuna pole jõuda. me peame ise hakkama saama. see veedrade teooria, mis see on, kuna see kõik, mida ma olen jälginud, nagu on nii loogiline. et noh, me tõime siia arenema ja me peame siit sellest arengutasandist välja arenema. kes arenes, jääb see kurs kordama, kordub uuesti, me oleme igased. ainuke asi see, et kas me kehastume uuesti samasse klassi, mis on tehtud palju hullemaks, palju jõhkramaks ja palju vähem inimenikumaks, kui see ennem oli. nii et kui need jõud siin saavad võitu meist, kui see ühisteadvus, mis siin on, kuhu siis meil puudub kanal, kui see nüüd muutub üha rohkasemaks, siis inimene ilmselt nüüd sukkub, aga kui me saame nüüd rohkem inimesi siia muuta seda ühisteadvuse, seda ütleme energiat, mis hakkab mõjutama siis neid inimesi, kes on zombistunud, siis me saame neid masse tõmmata välja sellest zombivõrgust, kuhu nad pandud on. ja ma ei taha nagu mõeldagi, mis saab inimestest, kes jäävad siia elukursust kordama, siia vanglasse, mis läheb aina hullemaks. kiibid sisse, eluiga 25 aastat, kirst lahti ja minema. praegused noored, vaatan noori, kaua nad elavad. ma arvan, et pooled noored, kes käivad krõpsud Coca-Colat näpus, nende eluiga lõpeb 35. ei ole võimalik. noored, kes süstivad 9 aastased omale insuliini, kellel on 18 aastat kõrge vererõhk. kes on 17, saab esimese ajuravanduse. koolis juba tavalised asjad. elab 80 aastaseks, keegi usub. mul sõber oli neeruvahetusel ja seal oli 20-24 aastased, kes pidid juba neeru peal läbi neerusiirle. me hakkame tegelema oma kehaga, õpime uuesti kõndima, õigesti kõndima, õpime õigesti jooksma, liigeseid säästvalt kõndima ja jooksma. me hakkame venitama, hakkame tegelema füüsiliste harjutustega, hakkame arendama oma keha ja hakkame käima ujumas aasta läbi. nii et enne seda, kui hakkame tegema kõike seda, mis hakkab teid muutma, hakkame puhastuma koos minuga, sellepärast et inimene, kes tuleb üldse trenni, minuga koos treenima, peab olema valmis selleks, et ta ei saaks trennis ajuravandust, südameravandust, et tal ei tekiks vigastust, nihestust, rebestust, sellepärast et vaadake sporti, see on nii kahjulik, me hakkame treenima õigesti niimoodi, et inimesed jäävad terveks ja hakkavad arenema, tervenema ja me hakkame käima ujumas aasta otsa. seega
tervis puhtaks, tugevaks ja samas hakkame vinti üles keerama kevadeks ja saate aru, inimesed, et need raamid, mis teil enne peas olid, on ära haihtunud ja alles siis saate aru, millised raamid teil peas olid ja saate aru tegelikult, mis asi on tervis või parem tervis, sest ühiskond seda paraku enam ei tea, ei mäleta. Nii et esimene trenn on meil juba neljapäeval. Kui te olete otsustanud tõesti saada lahti oma hirmudest, sõltuvustest, soovite hakata arenema, soovite, et teie meelekindlus tugevneks, et teie paljud varjatud võimed, meie ülivõimed avalduksid ja loobuda erinevast hirmudest, külmakartusest, siis see kursus on just teile, alustame kolmapäeval, nii et pikka juttu ei tee ja kohtume kolmapäeval Viimsi 6, vaadake siis reklaami ja kes tahab saada siis pikemat eeltutvustust kui see lühike väike tosin, siis saatke mulle kiri, ma annan teile viite ja vaadake ära siis üle tunni kestva eeltutvustuse põhjalik ülevaade ja ma loodan, et kui sa aru saate, kes me ennem olime, kus me tegelikult elame ja kuhu meid on alla lastud, siis tekib teil huvi saada tegelikuks, loomulikuks ja päris targaks inimeseks, kelle terviselatt ei ole enam mitte seal, vaid seal. Kohtume!